1919. aasta talvel peavad paljud mereäärsed väikerahvad vabadussõdu pikka aega valitsenud ülemvõimu vastu. 21. jaanuaril 1919 sünnib Iiri Vabariik ja algab iirlaste sissisõjalik vabadussõda. Selgeks piiriks saab saari lahutav meri. Sarnaseks maavärgiks on Eestil Peipsi järv. Sinnani liikusid 13. sajandil ristisõdijad ja sellega joonistus maha piir justkui kahe kultuuriruumi vahel. Veebruaris 1919 tuli seda piiri kaitsta ehk mõnelgi 700 aasta eest saabunud vallutaja järeltulijal Balti pataljoni liikmena. Balti pataljon moodustatakse tegelikult kodumaa ja vara kaitseks. Sisuliselt vähemalt novembris-detsembris me räägime nii-öelda ala nagu Eesti Kaitseliit. Ja seda ei hakatud moodustama Eesti valitsuse poolt käivitatud mobilisatsiooni põhjal, vaid Balti pataljoni moodustasid baltisakslased ise, kuna baltisaksa kogukonna sisemine distsipliin oli tol ajal tugev. Ja päris Balti pataljonist või Baltenregimist või Balti rügemendist hakkame rääkima alles tegelikult 26. detsembrist. Baltisakslastel oli tollal veel mõningad toetust Saksa vägede poolt, kes olid küll Eestist lahkumas, kuid Balti pataljoni nähti kui ebaõnnestunud Balti hersogi riigi relvajõudude sükst rakukest. Läbi käib umbes täpselt 1270 meest, kellest siis umbes 920-970, numbrid natuke varieeruvad, olid baltisakslased, ülejäänud olid siis eestlased ja venelased. Eesti riik võttis küll baltisakslaste relvastatud abi vastu, kuid me näeme, et vabadussõjas Balti pataljon oli justkui pinnuks silmis. Välilatsaretis toimetavad nüüd välismaalased, aga nii oli ka 100 aastat tagasi. Ehkki eestlased oletasid, et Balti pataljonis on kõik mõisnikud, oli seal mõisnikke kõigest 15%. Seal oli väga haritud kõrge võitlusmoraaliga sakslasi, kuigi oli neid Eesti väejuhte, kes panid ette, et selle üksuse võiks laiali saata. Neil oli ka midagi väga erilist. Neil oli meditsiiniteenistus. Neil oli välja panna 2 arsti, 2 meditsiiniõde, ka 2 väliarsti, siis veel 28 velskrit, väga palju oskusi, väga palju inimesi ja see oli suureks abiks vabadussõjas. Siit saab puldiga juhtida, siis saame tekitada arteriaalset või ka venoosset verejookse. Suurõppusel Siil testitakse arstide valmisolekut välihaiglas, tekitades õppusel osalejatele kunsthaavu ja näilisi vigastusi. 100 aasta eest saadi esimesed päris haavad juba vabadussõja esimesel päeval. Haavata saanud sõduri tule alt toomine jäi sanitaride hooleks, kelle kohta sõja ajal meditsiiniteenistust juhtinud sanitaar kindralmajor ja meditsiinidoktor Artur Aleksander Lossmann kibedalt nentis, et tihti said selle ülesande oimetud ja võimetud, kes reateenistusse ei kõlvanud. See oli asjalik tähelepanek. Ka siis ning ka praegu oodatakse sõjas haavatute aitajalt, arsti ning ka sõjamehe kogemusi. Vahendid on siiski palju muutunud. Säärased, millega töötati vabadussõja päevil, on nüüd Tartu Ülikooli muuseumi hoidlas. Oluline on see, mida kohe alguses tegema hakatakse, see esimene toiming või tegu. Just, nii nagu tänases sõjakirurgiski selgeks on saanud, see, kes esimesena paneb käe haige külge ja see, mismoodi ta selle nii-öelda käe haige külge paneb, sellest sõltub, kas haige edasine käekäik läheb hästi, kas ta jääb ellu, kas tema vigastus saab hästi ravitud ja nagu koos hoitud. Siin näeme valikut siis 100 aasta tagustest arsti instrumentidest. Tegelikult need on just nimelt, see on üsna unikaalne komplekt
kirurgilistest riistadest, ehkki kirurgiat ja kirurgia oli tol ajal ju suhteliselt vähe. Aga ükspuha, kes siis oli esimesena haige juures ja kes vähedagi sai haigele nii abi anda, et ta ise tulevahetuses pihta ei saanud. Siin on ju väga niisugune lai ampluaa igasugust peenemat kirurgilist instrumentaariumi. Tol ajal oli ju haige valudes ja ei olnud sellist head narkoosi nagu tänasel päeval, et haavad seisavad operatsiooni aeg lahti. Need 2 haaki, keegi pidi aitama haava lahti hoida, haigla ju tõmbles ja liikus kogu aeg. Siin on tõesti päris mõistetamist väärt riistapuid, ka nii-öelda kõrva, nina, kurguarsti peegleid, millega sissepoole vaadata, igasuguseid väikseid lusikaid, millega kui asi pidi ka juba rindejoonest natukene eemal ka jala amputeerimiseks minema, mis tol ajal oli väga igapäevane ja tavaline tegevus, siis luuotsa kaapimiseks need lusikad. Kõik ei saa kaasa võtta, kogu haiglat ei saa kaasa võtta. Ainult see, mis hädavajalik. Ja see oligi nii nagu tänasel päeval, nii ka tol ajal improviseerima pidi see arst või see ka kirurgiharidusega inimene päris palju ja ka pidi otsustama, missuguse tasemeni ta oma abi andmise juures läheb seal rindejoonel või kui oli juba võib-olla paarsada meetrit rindejoonest tahapoole, siis ta sai rohkem neid abi andmise asju kasutada, nii et see väga varieerus, aga see sõltus ka kirurgi julgusest. Väljas tundub, et on lihtsalt ühed telgid, aga siin sees avaneb täiesti omaette maailm. Tegelikult on tegemist ühe välihaiglaga, millel on kirurgiline võimekus ja tõesti siin on triaaži telk. Triaaž on hästi lihtsalt seletatud kannatanute sorteerimine. On vaja sortida sellepärast, et me teaksime arvestada oma ressursse ja samuti on see oluline kõrgematele etappidele teada, milline on meie võimekus. Kui me oleme hõivatud väga suure hulga raskete kannatanutega, siis järgmised rasked kannatanud tuleb saata kuhugi mujale. Päris põllu peal ei saa toimetada, ikkagi on vaja mingisugust ruumi. Just, on vaja keskkonda pakkuda kannatanule. Traumahaige jaoks on eriti oluline, et ta on soojas, et ta ei kaotaks verd, peavad olema võimalused mõõta nende elulisi näitajaid ja kui need on kriitilised, siis midagi ette võtta. Et üldse selleks, et rääkida tegelikult ka meditsiinist vabadussõjas, tulekski rääkida 3 organisatsioonist. Me saame rääkida sõjaväe tervishoiu valitsusest, ühistööst ja Punasest Ristist. Ja tegelikult eraldi rääkida neist võib-olla olekski hästi ebaaus, sest need 3 organisatsiooni töötasid koos, toetasid teineteist ja ilma üksteiseta oleks igaüks neist olnud tunduvalt nõrgem. Esimese maailmasõja lõpul Eestist kodumaale naasvad Saksa väed võtavad kõik kaasa. Toiduained on linnades otsas. Inimesed seisavad tunde kartulisabas. Ära veetakse ka sõjaväehaiglate sisu, jättes eestlastele vaid tühjad seinad ja katkised aknad. Saades aru, et me ise ei saa hakkama, otsustas ajutine valitsus kokku kutsuda sellise suure rahvakoosoleku. See koosolek toimus 1. detsembril Estonia kontserdisaalis, kus valitsus tegelikult pöörduski rahva poole selgitusega, mis olukorras me hetkel oleme ja et me tegelikult ei saa hakkama sellega, et me ehitame üles riigiaparaati ja peame sõda täpselt samal ajal. Et see oli kohutavalt keeruline ülesanne ja tegelikult valitsus sõna otseses mõttes palus rahvalt abi. Ja sellel samal koosolekul lepiti kokku, et luuakse selline organisatsioon. Selle organisatsiooni loomise koosolek toimus 8. detsembril. Sellele organisatsioonile pani nime Voldemar Pätsi abikaasa Johanna Pätsi, milleks sai siis ühistöö. Voldemar Pätsist endast, kes oli siis Konstantin Pätsi vend, sai ühistöö esimene esimees ja sellel samal asutamiskoosolekul, sellel 8. detsembril sealt koosolekult läksid nad otse koristama Juhkentali sõjaväehaiglat. Et minu arust on hästi hea illustratsioon sellest, kui kiire oli see tempo, milles nad pidid toimetama. 2 päeva hiljem olid haiglas esimesed haavatud. Kesisele sisustusele lisaks nappis ka sõjaväearste, aga eriti peaarste, kelle oskusest olulisem oli suutlikkus juhtida haiglat, kus puudus kõigest. Sõjaväe tervishoiuvalitsuse esimene juht Mihkel Ostrov kurdab, et ainus vahend sõjaväehaiglate avamiseks on talle saabunud käsk. Hilisem juht Artur Losman lähtub peaarsti valikul nende organiseerimisvõimest. Nõnda määrab ta üheks Tartu haigla peaarstiks mehe,
kellel on Valgamaal suur talu. Kindlasti on see võrreldes nüüd tsiviilhaigla tingimustega suurem stress, et tuleb hakkama saada piiratud ressurssidega, tuleb töötada tavakeskkonnast väljas. Kogu tegevus on raskendatud just nimelt selle tõttu, et ta on surutud kokku väga kitsale ajale. Siin on ajakriteeriumid, mis piiravad, siin on limitatsioonid ikkagi teatud võimekuses. Me ei saa teha kõiki protseduure, mida me saame haiglas teha. Meil ei ole nii palju erinevat kättesaadavat personali, et me peame oma mugavustsoonist välja tulema ja tegema tegelikult rohkem kui tavaolukorras. Sellepärast ongi need treeningud, mis aitavad viia personali sellele tasemele, et nad sellega hädaolukorras hakkama saaksid. Kas te saate mind näidata doktor Pikali? Ka praegu tuleb opereerival arstil kanda vajadusel kuulivesti või varjuda võimaliku rünnaku eest. Välihaigla saab ka evakueerida. See pole vundamendi küljes kinni ning ei saa ka nii rangelt kinni pidada arstlikust spetsialiseerumisest. Sõjas saab igast arstist kirurg ja eks tõenäoliselt on sellel ütlusel ikkagi oma tõepõhi all, et sõjaolukorras, kui kannatanuid on palju, siis masskannatanute situatsioonis võib näiteks erakorralise haige traumajuht olla ka hambaarst, mida tsiviilhaiglas tegelikult päriselus me ei kujutaks ette või ei tahaks, et hambaarst hakkaks traumahaige käsitlemist juhtima. Aga sõjaolukorras on see vajaminevate ressursside puudus pluss abivajajate hulk on suurem kui olemasolevaid abiandjaid, mis tähendab seda, et me peame võtma seda, kes meil võtta on. Vabadussõja meditsiin toetus suuresti välikirurgia rajaja ja Tartu Ülikooli õppejõu Nikolai Piragovi õpetusele, mille järgi pidi haavatu saama kirurgilist abi rindele võimalikult lähedal, lausa sündmuskohal. Haavatute sidumispunkt asus Vabadussõjas rindest kuni 1,5 kilomeetri kaugusel, aga sinnani tuli jõuda ise või sanitaride abiga. Edasi vajasid haavatud transporti peasidumispunkti, mis jäi rindest juba 10 kilomeetri kaugusele. See oli ka esimene koht, kus võis saada valuvaigistiks morfiini, juhul kui seda oli. Seni pidid rindel töötavad velskrid olema toeks nõuga ja tihti ka jõuga. Velskreid, keda oli 600, nappis siiski. Neid koolitati sõja ajal ja neid paraku ka hukkus. Velsker Valfrid Lehtmetsa meenutused annavad pildi velskrite tööst mürsu tabamise järel. Ta kirjeldab olukorda nii. Esimeses pesas olid mõlemad mehed poolenisti mulla ja prahi all, selgadega vastu välisseina, elus, kuid meelemärkuseta. Ühel mõlemad jalad alt ära, teisel, üks, see tähendab jalga tasemel, oli vaid hakkliha segu, mulla, kondi ja puuvilbastega. Mul tuli siis meelde kursuselt professor Söge von Manteuffeli seletus, et ilma narkoosita võib opereerida kohe peale õnnetust, kui valu tunne ei ole veel tekkinud. Seda ma siis kasutasin. Suurem osa velskritest olid ettevalmistuse saanud legendaarse Balti-Saksa kirurgi Söge Manteuffeli kursustel, kes ise oli vabatahtlikult astunud 61-aastasena vabadussõtta ja opereeris Tallinna esimeses sõjaväehaiglas. Vabadussõjas osales 212 arsti ja 42 abiarsti. Neist üle poole oli õppinud Tartu Ülikoolis, mis esindas sellel ajal klassikalist saksa koolkonda meditsiinis ning andis vähemalt vaenlase poolt vaadates Eesti rahvaväele suure eelise. Balti-sakslaste liitumine rahvaväega oleks võinud lappida ka eestlastele aastasadadega tekitatud rahvuslikke haavu. Koos oldi valmis justkui ühist kodumaad kaitsma.
Lätis samal ajal toimuv on Eestile häirekellaks. Jaanuari lõpuks on Punaarmee sisuliselt Läti vallutanud, valitsus taganenud Liepajasse ja ainus sõjaline jõud, mis neid toetab, on kohalikest sakslastest ja okupatsioonist maha jäänud Saksa üksustest kokku pandud sõjaline jõud Landeswehr. See saksameelsus omakorda süvendab lätlaste umbusku oma nii-öelda rahvusliku valitsuse vastu. Koostöö sakslastega, mis Soome valgetel aitab kodusõda võita, on siinpool lahte ajaloost tingituna võimatu ja seda mitte rahvuse pärast. 1919. aasta alguses on lahinguväljal oluline iga mees. Vägede ülemjuhataja Laidoner annab näiteks teada, et kõik venelased Eestimaal peavad ka mobiliseeritud saama. Kes tahab meie maal elada, peab ka enamlaste vastu võitlema. Iseseisvusmanifestis kuulutatud põhimõtted tegelikult leidsid ka peegeldust ülemjuhataja tegevuses. Vabadussõjas rahvust ei loetud justkui oluliseks. Et kõik, kes olid Eesti sündinud, Eesti kodanikud olid kohustatud kaitsma nagu Eesti riiki. Nõnda on sõjaväljal ka juudid, keda teistes sõdades eriti sõjameesteks pole peetud. Kõige suurem on nende osakaal meditsiiniteenistuses. Ainuüksi arste on 14, üks neist on naine. 2 hukkuvad. Jude Kaan uppus Landeswehri sõja ajal ja David Frank suri saadud nakkusesse. Sõja lõpul puhkev tüüfuse puhang nõuab veel mitme arsti elu. Üldiselt ongi kõige raskemaks katsumuseks haigused ja mitte haavad. 10 surmast 4 on haavade ja 6 haigusega seotud. Aastine murd kerge välitsus, aga mitte. Kõige raskem võitlus käib külmetushaigustega. Mehed on kehvasti riides ja sõda liigub nii kiirelt, et kaevikuid ei jõuta kaevata ja lamatakse pikalt külmal maal. Et hetkel me toimetame ühe operatsioonilauaga, siin on anestesioloog, ortopeed, üldkirurg, operatsiooniajad, anesteesiaõde. Et selline esmane kiire kirurgiline sekkumine, rahvusvahelised damage control surgery ehk suured verejooksud kinni, peatatakse sellised sisemised vigastused, mis võivad eluohtlikuks saada ja siis me suuname need kannatanud edasi. Case manager, kas verejooks peatus? Verejooks on peatunud. Verejooks on peatunud. Okay. Sellel on lihtsalt. Ei ole kumagil. Skutt praegu uuesti peale pandud. Esimest skutt ei pidanud. Reaalselt lisatud teine skutt peale. Mõned asjad on päris klassikalised ja üks abivahend on skutt. Ma saan aru, et see on olnud lahingutes juba päris pikka aega. Ja vähemalt Napoleoni sõdade aegadest saati. Et see, ütleme nii, et haigeid tapavad väga lihtsad asjad ja meie ravi käib tegelikult väga lihtsate printsiipide järgi, et seda oleks võimalik õpetada ka ajateenijatele, parameedikutele. Ehk siis haige käsitlus hakkab sellest suure verejooksu peatamine, verejooks ja lihtsad asjad tapavad patsiente. Ehk siis skutt on täiesti esmane asi, millega tegelikult ka patsient ise saab juba endale abi anda. Pulss on praegu hetkel 120. Vanal ajal pandi seda kas kirurg, kas sõjaväärst, kas velsker, kes iganes oskas panna, pandi skutt peale. Hüppan tänasesse päeva. See revolutsioon on ju saavutatud sellisel teel, et tegelikult igal sõduril peaks taskus olema automaatsüstal valuvaigistiga pluss skutt, mille jõuad veel ise peale panna, kui kiire vend oled. Jõuad ennem, kui sinu verekaotus nii suureks läheb, et sa enam ei suuda ise ennast kontrollida. Kui jõuad valuvaigisti automaatsüstlaga süstida endale ja skuti peale panna,
siis oled tegelikult ennast päästnud. Ja neid tuli tänasel päeval ju Afganistanis ka Briti sõjahaiglasse, kus me seal eestlased töötasime, tohutult palju, kõigil olid skutid peal, et see fantastiliselt päästab, sest sa ikkagi ju inimesed ei pruugi ette kujutada, aga kui ka jalga amputeerida Pirogovi, mis sisse iganes aegadest, ikka väga kiiresti voorab inimene perest tühjaks. Lisaks skutile kasutatakse vabadussõjas ka uuenduslikku haavade ravimistehnikat. Haavu ei puhastata iga päev, vaid jäetakse 10-12 päevaks nii-öelda rahule. Sellist uuendust on raske ellu viia, sest ollakse harjutud sidemeid tihti vahetama. Aga nõnda suudetakse haavadesse surijate protsent viia 1 lähedale. Veebruar lööb ühe haava eestlaste ühtsustundesse, kuid nagu üldse haavadega saadakse sellegagi kiiresti hakkama. Just siit Kuivastu mõisamaadelt sai alguse mäss. Mehed ei tahtnud saada mobiliseeritud, nad ei tahtnud minna vabadussõtta. Nii Saare kui Muhumaal on siis ka on vaesust rohkem kui siis Eesti mandril ja ka sellest tulenevat sellist vasakpoolset meelsust on seal rohkem. Aga konkreetselt nüüd see Saaremaa mäss tulenes siis nende mobiliseeritute hulgas levinud kuulujuttudest, et tegelikult et ajutine valitsus ja Eesti riik ei kavatsegi mõisnike maad ära jaotada ja sellest ka, et nende kuulujutust, et justkui Eesti riik oleks siis liitluses Balti parunitega, keda nad pidasid siis kõige oma suuremaks vaenlaseks. Eks mäss sai ikkagi alguse teatud sõjaga kaasas käivatest sunnimeetmetest, näiteks mobilisatsioon, rekvireerimine. Aga sõjaolukorras toimuv mäss tagalas, see on tegelikult väga ohtlik asi, sest mässudel on ka kombeks nagu levida. Mässajad tapavad 41 inimest ja erilise viha alla langeb põgeneda püüdnud mõisnik Pukshöveden. Millegipärast minu vanaisa talus, mis polnud üldse selle aja mõistes ka kehvik talu, et oli suur talu, hoiti vange, kes üle jää tulid puht juhuslikult ja nad röövisid ka, põhimõtteliselt need inimesed saati paljaks. Nad olid, kamptalumehi, kes nagu peata kanad tegid, mis tahtsid, järsku mingi vabadused käed, püssid olid käes, et anna rumala inimesele püss kätte, siis näed, mis juhtuma hakkab, et ei tohi anda. Seda mässu kutsuti maha suruma, mäss läks edasi Saaremaale, siit ka Muhumaa mees, 3 vabadusristi kavaler Jaan Klaar, mis on jällegi see muhulaste traagika, et muhulasi kutsuti maha suruma muhulane ise. Et need karistusaktsioonid kestsid kuni 1925. aastani, vist oli viimane kohus. Et ka tagantjärgi pärast, aga need mahalaskmised ja need toimused ikkagi vahetult pärast mässu. Valitsus surub vastuhaku otsustavalt mahalaskmistega maha. Kokku kaotab mässus elu üle 160 inimese. Saaremaa vastuhakk toimub ajal, kui rinne õnneks suhteliselt seisab. Pärast veebruari alguseni kestnud vastupealetunge tekib seisak. Laidoner annab 8. veebruaril käsu lõunarindel vallutada vähemalt Irboska, paremal juhul Pihkva, et luua puhverala. Kuid väejuhid on ehk liialt optimistlikud. Punaarmee saab suurendada oma jõude, mida ta ka seisaku ajal teeb. Eestlased aga põevad piiride haigust, ehk siis Eesti sõdur ei taha sõdida oma piiridest väljaspool. Ja veel teine haigus, mis vaevab, on sakste viha. Vihast tulenevalt on vabadussõja ajal levinud kuulujutt, et muidu saamatud bolševike väge juhivad saksa ohvitserid, kelle strateegiline oskus ja tulejoonte planeerimine on kõrgklassist. Rahvaväe ridades sõdiv Balti pataljon sai 18. jaanuaril ülesande valvata piiri Korodenkast Remnikuni kokku 60 kilomeetrit 751 mehe peale. Võitlejad kirjeldavad mälestustes, et läbisaamine kohalikega oli hea, hoolimata raskustest ilmastiku ja logistikaga.
äärealade venelased on sakslaste suhtes eestlastest sallivamad ja välisvaatlejad peavad neid samuti vähenõudlikeks ja vaprateks sõjameesteks. Balti-Saksa pataljoni vastu seatakse suuri jõude, umbes 1000 meest. Kõige teravam kokkupõrge oli 22. veebruaril, kui üle jäätunud jõe siin Vasknarvas tuli esimese eeskujuliku külakehvikute polgu esimene rood, 180 võitlejat ja 2 kuulipildujat, vastas 60 meest ja 3 kuulipildujat siis Balti pataljonist, aga see rünnak löödi tagasi. Samas, kui me vaatame Balti pataljoni tegevust sõjas, siis me ei saa ette heita mitte ühtegi sellist probleemi. Tegelikult see oli väga edukas, väga efektiivne väeosa, mis tõestas ennast lahingutes. 700-aasta Norja müüt on ju üks kõige püsivamaid rahvuslikke müüte üldse Eesti ajaloos, aga tänapäeval. Suhtumine sakslaste vabadussõjas on suhteliselt karm. Ja baltisakslased eriti, kes on teenistus Balti pataljonist, tunnevad seda ise ka. Et neisse ei suhtuta kõige paremini. Lihtsalt sööke jõhker näide Landesveri sõja ajal puhkusel olevalt Balti pataljoni ohvitserid, sõdurid transporditakse Tallinnast Narva aurulaevadega. Et kaitsta neid võimalike Eesti sõdurite poolsete rünnakute eest. Isikkoosseis oli kindlasti vapper, suur osa Balti pataljonist oli põhimõtteliselt tolleaegse ühiskonna eliid, aadlikud, tudengid, buršid, eks ole, Balti-Saksa korporatsioonide liikmed, haritlased, kontoritöötajad, tol ajal selline haritlaskond. Nii et nad olid kõik motiveeritud kindlasti. Aga probleem oli asja selles, et Balti pataljon ei sõdinud mitte kunagi Eesti eest, vaid ta sõdis selle Deutschtum ehk siis Balti-Saksa kultuuri siis kaitsel bolševismi eest, eks ole. Et lihtsalt balti-sakslaste huvid langesid kokku Eesti Vabariigi huvidega. Kuid mitte kõigi balti-sakslaste huvi ei langenud Eesti riigi omaga kokku. Kusagil heljus veel usk, et kuigi Saksamaa on lagunenud, õnnestub Läänemere või siis Balti mere ääres luua Saksa kultuuriruumi oaas, kus säilivad senised väärtused. Lihemetsa ja Kärsu mõisa omanik Heinrich von Strick saabub siia Liepajasse Stockholmist. Tema pagas otsitakse anonüümse vihje põhjal läbi. Selle sisu on väga huvitav. Selles on plaan, kuidas kukutada Ulmanise valitsus, kuidas Landeswehr Rootsi vabatahtlike toel vallutaks Eesti ja nii loodaks suur Balti riik. Selle juhiks oleks von Strick ise ja kannaks sellist tiitlit nagu ordumeister, der Baltische Heermeister Excellence von Strick. Sellest kirjutavad ajalehed ja see kahjustab niigi hapraid suhteid eestlaste ja sakslaste vahel. Näiteks antakse märtsikuises Postimehes libauudisena teada Liepajas ilmunud saksakeelse väljaande artiklist, mis väidab, et võitude taga on mitte Eesti rahvaväelased, vaid soomlased ja baltisakslased. Üllalt nenditakse, et sakslased on nõus pärast võite oma Eesti ja Läti kodumaad rahulikult jagama. Jagamine eestlastele ei sobi. Eestlased tahavad oma tagasi. Poliitilise lükkena suunatakse Balti pataljon rindele koos Loodearmeega ning seda hoitakse eesliinil 1919. aasta novembrini. Vabaduse ajal üritati siis vähemusrahvustest siis formeeritud üksused kasutada eesliinil lahingutes ära kulutada, et nad täidaksid oma ülesandeid ja annaksid võimaluse siis päris Eesti vägedel siis säilitada oma ressurssi viimaseks lahinguks Punaarmee vastu.
Lisaks elavjõule, mis kulub lahingutes, vajatakse sõjapidamiseks ka kõike muud. Keegi peab seda tagalas koguma. Selle ühistöö katusorganisatsiooni kokkuleppe oligi see, et neil oli 3 ülesannet, nendel vabatahtlikel oli veenda oma lähedasi ja kõiki vabatahtlikke minema rindele. Teiseks ülesandeks oli varustada rahvaväge, varustada teda kõigega alates toidust, lõpetades talvekinnastega sõduritele ja kolmandaks oli tegelikult raha kogumine valitsusele. Reaalselt nädalatega hakkas tekkima Eesti erinevatesse kohtadesse oma ühistööd ja see hakkaski toimima niimoodi, et ühistöö andis teada, milles on kõige suuremad murekohad ja need kohalikud pisikesed rakukesed hakkasid selle nimel töötama, hakkasid käima reaalselt külast külla, korjama varustust. Koputati eraldi talude uste peale ja küsiti, et kas teil on midagi anda, seletades, kes nad on, mis nad siin teevad ja inimesed andsid nii palju, kui neil oli anda. Mõnest kohast ei saanud väga palju, mõnest sai tunduvalt rohkem ja samamoodi need vabatahtlikud siis korjasid kõik need asjad kokku, saatsid Tallinnasse. Tallinnas olid oma vabatahtlikud, kes neid asju sorteerisid, saatsid rindele. Mingil ajahetkel detsembris näiteks töötas ainuüksi 1000 naisterahvast õmblemas ja kudumas varustust. Minu arust see naiste emotsionaalne roll oli ka kohutavalt raske. Mul on näiteks meeles Mari Raamoti mälestustes on kirjas selline koht, kus nad saadavad Paju lahingus langenud Soome sõdureid tagasi koju. Ehk siis Paju lahingus langenud mehed toodi Tallinnasse, täpselt sellistena, nagu nad sealt ära toodi, verised, mullased. Ühistöö naised olid need, kes pesid need mehed puhtaks, panid nad kirstudesse ja läksid neid Soome ära saatma, koju tagasi saatma. Ja ma arvan, et see tunne, millega nad sinna läksid, ta on meil jutustanud seda, kuidas nad tegid laevas kirstud lahti ja panid nendele sõduritele loorberi oksad siia laua peale. See oli selline tava langenud sõduritele, pandi loorberi oksad laua peale, panid need kirstud uuesti kinni ja kuidas see laev sõitis siis Soome lahel linna sisse ja kuidas rahvamassid ootasid ja kuidas seal sadamas valitses täielik vaikus, et ka see vastutustunne, mida need naised pidid kandma, oli nii suur, et minu arust need naised said väga hästi hakkama. 24. veebruaril 1919 Eesti Vabariigi esimesel aastapäeval, kui peetakse paraade ja kõnesid, võtab meditsiiniteenistuse üle rahvusvaheline organisatsioon Punane Rist. See annab võimaluse taotleda tunnustust ka teiste riikide silmis, kus Punasel Ristil on välja kujunenud roll. Meditsiiniteenistuse oluliseks töövahendiks on raudtee. Raudteel liiguvad 18 sanitaarvagunit, mis veavad kokku 43 463 haavatut ja haiget. Rootsi vabatahtlik Einar Lundberg toob oma raamatus välja, et terve sõjamäes sanitaarvagunis sõita ei tahtnud. See tähendas haavata saamist või surma. Parem karta kui kahetseda, näib kehtivat ka baltisakslaste puhul. 28. veebruaril saadab Landeswehr Läti valitsusele noodi, et pole valmis valitsuse palgaarmeena sõdima. Veebruaris on Landeswehri juhiks saanud von der Goltz. 3. märtsil algab Landeswehri vägede suur pealetung punastele. 16. aprillil kukutab Landeswehr Ulmanise valitsuse ja asendab selle saksameelse nukuvalitsusega. Nõnda jääb Eesti 2 tule vahele. Kolmas süttib päris omal maal ühes 1919. aasta maareformi kavadega. Maareformi järgi võetakse mõisnikelt nende maa. Erandina neile, kes võitlevad vabadussõjas, on võimalus alles jätta vähemasti mõisa süda. Siia riida ja kabelisse on maetud Alfred von Stricki, ühe Balti pataljoni asutaja esivanemad ja järeltulijad. Alfred von Strick langes 40-aastasena vabadussõjas, aga tema lesk ja lapsed ei saanud mõisa tagasi. Nad elasid hiljem kitsikuses ja pidid Eestist lahkuma. Ometi lapselaps taastas selle kabeli
peab ütlema, et Eesti võim oli suhteliselt kitsi andma vabadusriste baltisakslastele. Üldse ilma vabadusristita jäi Ingerimaal moodustatud Ingeri väeosa, ometi sõdis see praktiliselt terve 19. aasta sügise eesliinil. Selle polgu sanitaarne olukord oli väga halb. Sõduritel olid vitamiinipuudus, hambad kukkusid suust välja, otseses mõttes seda kirjeldab polgu arst. Et tüüfuse epideemia, mis määratses Loodarmee ridades, ta hõlmas ka tegelikult Ingeri polgu sõjaväelasi. Ja muidugi väga selline kurb pilt oli, kui Ingeri polgu dokumente lugeda, et kui Ingeri polk Ingerimaalt taandus koos Eesti ja Vene valgete väeosadega siis Eesti poole, siis on olnud ka vahejuhtumeid, kus Eesti sõdurid marodeerisid Ingeri külades ja Ingeri polk nähes seda, ei saanud mitte midagi teha. Et see on sõda, eks ole, et see, et me ütleme, et sõda on vabadussõda või isamaa sõda, eks ole, see on tegelikult ju selline ideoloogiline tõlgendus, eks ole, sest tegelikult sõja iseloom on väga karm, eks ole, ja selles sõjas näha mingit positiivset aspekti väga raske tegelikult. Nii et kui me üritame taanduda selle ajaloo mikro pildile läbi lihtsõduri, eriti kui ta oli mitte Eesti päritolu, et siis ta oli väga selline vastuoluline, keeruline. Mis juhtub siis, kui siia satub mõni vaenlase võitleja? Abi antakse täpselt samadel alustel. Sellel võitlejal vajadusel on kõrval julgestus, aga meditsiiniabi mõttes ei ole rassilisel kuuluvusel, usulisel või mis iganes tegelikult mitte mingisugust vahet. Mis võiks veel olla kannatanute käsitlemise juures sama, mis oli näiteks 100 aastat tagasi? Ma arvan, see inimlik pool, et see ei ole kuhugi kadunud, et kuna abi annavad inimesed, abi saavad inimesed, see on ka see pool, mida on kõige raskem treenida, et meil on olemas küll simulaažid, meil on olemas erinevad krimeerijad, kes teevad neid vigastusi ja nii edasi, aga päris olukorras, kui ikkagi sinu sõber, kannatanu saab, sõber, lähedane, rühmakaaslane saab selle vigastuse, siis just see inimlik pool, et sa suudad olla talle toeks, sa suudad anda talle abi. Ma arvan, et see ei ole muutunud ja ei muutu ka niipea.